Manipulatiivse kõne äratundmine on väga oluline oskus, sest me kõik puutume sellega kokku igapäevaelus. Olgu siis poliitikas, meedias või isegi isiklikes suhetes. Tihti ei pruugi me aru saadagi, et meid mõjutatakse viisil, mis paneb meid tajuma, mõtlema või tegutsema teisiti, kui me tegelikult soovime. Aga kuidas siis manipuleerimist ära tunda? Oletame, et ajakirjanik küsib poliitikult. Mida te teete, et lahendada kasvav hinnatõus? Selle asemel, et vastata, hakkab poliitik rääkima, kuidas eelmine valitsus kõik untsu keeras või kuidas tema vastased ise süüdi on. Lõpuks jääb mulje, et küsimus sai vastatud, kuigi tegelikult mitte. Või oled hoopis kuulnud ehk lauset, teadlased on tõestanud, et või kõik eksperdid ütlevad, et. Selliseid väiteid kuuleme pidevalt, kuid tihti pole öeldud, kes need teadlased on või eksperdid. Kui keegi esitab sellise argumendi, tasub alati küsida, kes täpselt seda väidab ja kuidas ma saan seda ise kontrollida. Ka hirm on tugev tunne, mida on väga lihtne ära kasutada. Näiteks öeldakse, kui me seda seadust ei muuda, siis ootab meid täielik kaos. Või kui te mind ei vali, siis kaotate kõik õigused. Samamoodi võidakse mängida ka kaastundele. Kui sa seda toodet ei osta, siis meie väike perefirma peab oma uksed sulgema. Need võtted manipuleerivad meie emotsioonidega, mitte ei edasta objektiivset informatsiooni. Manipulatsiooni vältimiseks tasub alati säilitada kriitiline meel ja mitte kiirustada järelduste tegemisega. Küsimuste esitamine, faktide kontrollimine ja mitme allika võrdlemine aitab selgitada, kas argument on piisavalt tõene või pigem manipuleeriv. Samuti tasub keskenduda selgele ja loogilisele arutlusele ning mitte lasta end kaasa tõmmata emotsionaalsetesse manipulatsioonidesse. Kui oleme teadlikumad, on meil lihtsam märgata, kui keegi püüab meid mõjutada varjatud võtetega.